Minu ettekande teemaks on siis, kes sa oled konservaator. Muidugi küsimusi võib mitut laadi esitada. Kust sa tuled konservaator? Kuhu lähed konservaator? Minul mõnikord külastades muuseume, kus on näitused välja pandud, tekib küsimus, kus sa oled konservaator? Sellepärast, et näitusel välja pandud esemete juures ei ole eriti sagedasti näha, kes on selle eseme viinud sellisesse seisundisse, et teda on ilus näitusel vaadata. Ja kutsun üles kõiki kuraatoreid, näituse kuraatoreid, kes teevad oma tööd ja korraldavad suurepäraseid näituseid, mitte ära unustama konservaatorit, kes on selle eseme kallal tükk vaeva näinud, et see ese oleks vaatajale ilus vaadata ja et ta annaks sellele vaatajale ettekujutuse, milline see ese oli algsel kujul. Nii et usun, et mu hääl ei jää hüüdjaks hääleks kõrbeks. Siis tegin ma väikest statistikat. Ma ei pretendeeri, et see numbrid, mida ma praegu esitan, on 100% tõesed. Ma räägin nendest andmetest, mis on asutuste kodulehtedel leitavad. Ja lugesin kokku, et suuremates, ma lugesin 33 suuremat muuseumit ja mäluasutust, mis Eestis on, rääkimata nendest sadadest, mis veel on, aga ma just suurematest. Seal oli kokku 106 konservaatorit ja museaale on ametlikel andmetel 4,3 miljonit riigimuuseumi kogu suurusena. Miks on selline kolmnurk joonistatud? See näitab, kui suur on see töömaa, mis on konservaatoritel teha ja see tipp, kui palju on siis neid konservaatorid ja digiteerijad, kes seda tööd teeksid professionaalselt. Jagades ära, kui palju on konservaatorite ja digiteerijate hulgas ühte ja teist, siis 78 konservaatorit sain ma kokku ja 28 digijat. Vaatasin ka Kultuuriministeeriumi haldusalasse mitte kuuluvaid mäluasutusi, 8 suuremat mäluasutust. Ja nendes 8 suuremas mäluasutuses tegutseb 26 konservaatorit. Sealhulgas Eesti Rahvusarhiivis on neid 16 ehk 61% nendest konservaatoritest, mida ma nimetasin. Ja kahtlemata Eesti Rahvusarhiiv on suunatud oma tegevusega ja nende konservaatorid on suunatud kindlale tegevusele, seal on ilmselt paber, fotomaterjal, negatiivid. Teine muuseum, mis ei ole Kultuuriministeeriumi haldusalas ja kus on ka suhteliselt palju konservaatoreid, on Eesti Maaelumuuseumid ja selle Eesti Maaelumuuseumide ühe muuseumi, Põllumajandusmuuseumi juures tegutseb siis 5 konservaatorit ja nende konservaatorite spetsiifika on selgelt põllumajandustehnika, suured masinad, raud. Ja tulles nüüd meile lähemale Kultuuriministeeriumi haldusalasse, siis Kultuuriministeeriumi haldusalas on kokku 52 konservaatorit ja 14 digijat. Rõhutan veel kord, et ma ei pretendeeri 100%-lisele tõele neid numbreid nimetades. Võib-olla kodulehtedelt ei suutnud välja lugeda kõike, võib-olla on lepingulisi konservaatorid, võib-olla on lepingulisi digijaid, keda ei ole kantud koosseisu, aga pilt üldises nendest, kes on alaliselt tööl, peaks olema selline. Ja nüüd Eesti sihtasutuses Eesti Kunstimuuseum tegutseb 12 konservaatorit. Ja siin repliigina juba pärast hüve ettekannet ma nimetasin, et suurem hulk maalikonservaatoreid ja maalide konserveerimist toimub siis Eesti Kunstimuuseumis. Ja et nüüd selgemat pilti saada, kes siis on maalikonservaatorid ja kes tegelevad maalide konserveerimisega, siis on paberalusel kunstiteoste konservaatorid, siin me räägime graafikast, raami- ja skulptuurikonservaatorid, raame tuleb eraldi, ümbrisraame tuleb restaureerida, konserveerida ja on ka veel üks amet, nüüdiskunsti konservaator. Kui me mäletame Aire juttu plastist ja plastnukust, siis kaasaine kunst, mida meile pakutakse, kujutav kunst, on väga erinevatest materjalidest kokku pandud. Täiesti uskumatult, milliseid materjale kunstnikud kokku panevad. Ja seetõttu on Eesti Kunstimuuseum võtnud endale ametisse ka
nüüdiskunsti konservaatori, kes peaks valdama erinevaid materjale ja ma räägin nüüd mitte ainult kujutavast kunstist sellisest, mis on kas siis skulptuur või midagi muud, ka videokollaažid ja montaažid, need on ka üks, mida siis see kaasaegse kunsti konservaator või millega ta tegeleb. Eesti Rahva Muuseum ja seetõttu on olemas konserveerimis- digiteerimiskeskus Kanut, mis on siis sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseumi üks osa ja Kanutis on meil siis 19 konservaatorit ja 5 digijat. Kui me vaatame, milliste materjalidega või kus töökodades meie konservaatorid töötavad, siis Maali polükroomia töökojas on 5 konservaatorit, Eseme töökojas on 6 konservaatorit, sealhulgas on 2 tekstiilikonservaatorit, Paberi töökojas on 4 konservaatorit, Puidu töökojas 3, sealhulgas 1 pehme mööbli konservaator ja Metalli töökojas on 1 konservaator. Kui hakata vaatama, kui palju on Kanutis koosseisulisi kohti, siis sellist hulka koosseisulisi kohti meil ei ole konservaatoritele ja seetõttu mitmed konservaatorid ja ka digijad töötavad Kanutis osakoormusega. Aga miks me oleme läinud sellisele poliitikale? See on väga vajalik samm. Kui ei ole võimalik personali arvu suurendada, siis tuleb mingil moel leida lahendus, et väga erinevate materjalide konservaatorid saaksid siiski töötada Kanutis. Ja seetõttu ongi meil selline personalipoliitika, mille käigus on kujunenud, et konservaatorid osaliselt töötavad osakoormusega ja meie Kanuti ridades on hästi mitme eriala konservaatorid. Lisaks sellele annab see võimaluse veel erinevate objektide üheaegseks konserveerimiseks. Sellepärast, et on selge, et konservaator ei tööta ühel või mingil ajaperioodil ainult ühe objektiga. Tal on erinevaid objekte käsil korraga ja põhjus on juba ka lihtne, et üks objekt vajab seal kas kuivamist või kivistumist või siis mingi muu protsess toimub, mille juures hetkel konservaator ei pea seisma ja ei pea toimetama, lihtsalt toimub keemia. Ja seetõttu on võimalik, mida rohkem on siis need konservaatorid, seda rohkem on objekte neil ja see võimaldab ka siis kultuuriväärtuslikke esemeid rohkem Kanutis konserveerida, mis on niisugune matemaatika, ütleme nii. Ja edasi minnes matemaatika juurde ja Kanuti juurde konkreetselt. Et Kanutis on konservaatoril aastas umbes 1800 kuni 1850 töötundi võimalik teha. Kui ta jääb haigeks, nüüd siin koroona on meid kimbutanud, aga see on see ideaalarv, mida ühel konservaatoril on võimalik panustada aastas konserveerimistööle. Kanuti ressurss on aastas 26 500 tundi konserveerijatel ja digijatel on ressurss 6500 töötundi aastas kokku. Nendest 85% nendest töötundides kasutavad Kanuti konservaatorid ja digiteerijad Kultuuriministeeriumi haldusalas olevate muuseumide ja mäluasutuste tellimuste täitmiseks. Seda võib nimetada ka piltlikult nagu tasuta tööks, sest muuseumidel ei tekita see mingit kulu, kui nad toovad need esemed nende tundide mahus siia Kanutisse konserveerida või digida. Aga kuidas seda aega siis prognoosida? Vot on meil need 26 000 või 6500 tundi seal, et selle 26 000 tunni sisse meie osakonnajuhid ja konservaatorid peavad juba nüüd, et planeerida järgmise aasta tööd, peavad eelmise aasta lõpus nende tellimuste baasil, mida muuseumid siis esitavad meile, planeerima, kui palju siis on võimalik teha ühte või teist tööd, konserveerida esemeid. Kuidas seda teha? Esemed on muuseumis, me saame esemete nimekirja, saame esemete kirjeldusega, muisis saab seda vaadata ja muisis saab ka vaadata pilte, aga mitte alati ei ole need pildid kõige värskemad, mitte alati ei ole need esemete kirjeldused kõige täpsemad. Ja siis peavad
osakonna juhataja, konservaator nuputama, kui palju nüüd selle eseme konserveerimiseks võiks aega minna ja tegelikult lõplik tõde selle eseme konserveerimiseks kuluva aja kohta selgub alles siis, kui see ese jõuab konservaatori lauale. Aga mis aitab loomulikult kogemus. Mida kogenum on konservaator, seda suurema täpsusega oskab ta hinnata, kui palju aega kulub ühe või teise eseme konserveerimiseks. Ja kui palju aega kulub siis eseme konserveerimiseks? Toon teile ühe üsna, mitte ainulaadse, vaid siiski ühe konkreetse näite. Tegemist on Eesti Ajaloomuuseumi pitskleidiga või koguga Eesti Ajaloomuuseumi kogust pitskleidiga, mille konserveerimiseks kulus 340 töötundi. Kui seda lüüa nüüd ühe konservaatori täistööajaga ajakuluks, siis see on üle 2 kuu tööd, päevast päeva. Nii et konservaatorid teile ma ei tasu öelda konkreetselt, aga kes meid kuulab ja ei ole konservaator, siis võib ette kujutada, kui palju aega võib kuluda ühe või teise asja konserveerimiseks. Nii, ja nüüd tühi leht. Miks see nii on? Ups! Kui konservaator teeb oma tööd ja järsku ups! Niisugune olukord ei osanudki ette näha. Selliseid üllatusi on konservaatori töös palju, ka Hüve rääkis siin ühest sellisest. Nii, nüüd kanutis on ka digimine ja digimise teenuse arvust ja sellest tõusust rääkis Martin, ta näitas, kuivõrd edukad oleme olnud digimise või digitud tööde mahu kasvamisel. See on tänu loomulikult digijate tublile tööle, aga kahtlemata ka järjest paremale tehnikale, järjest arenevale digimistehnikale. Konservaatoritöö on aega nõudev käsitöö, kus tehnika areng ei muuda seda märkimisväärselt kiiremaks. Ja nii kurb, kui see ka ei ole võimalik panna masinaid tööle, et nad konserveeriksid või korrastaksid asju. Aga konservaatoril on võimalik tõsta oma kvalifikatsiooni või kutset. On olemas selline asi nagu konservaatori kutsetase. Ja Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum või täpsemalt öeldes Kanutil on siis see võimalus seda kutsetagast väljastada või korraldada need kutseeksameid ja 2016. aastal kinnitati restaureerimise, konserveerimise kutseala uued kutsestandardid. Varasemad olid need teised, on olemas siis konservaatoril 6., 7. ja 8. kutsetase. Konservaatori tase 6. Siin peame me ütlema, et on olemas 2 erinevat konservaatori taset 6. Üks on kooli lõpetamisel saadud tase 6 ja teine on siis töömaal tegutsemise järel taotletud tase 6. See tähendab seda, mida siia nüüd ekraanil on näha ja mida on kirjutatud, et see töömaal saadud kutsetase 6, vot selle tasemega konservaator on erialase ettevalmistusega, aga omab vähest praktilist kogemust, järgib täpselt ette antud juhiseid, võib vajada vahetut juhendamist, kogub juba analüüsib erialast informatsiooni, aga vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, see tähendab seda, et ta ei ole küll tipptegija, aga see, mida ta teeb, selle eest ta vastutab. Konservaatori tase 7 on samuti inimene on saanud erialise ettevalmistuse, tal on praktiline kogemus, ta töötab iseseisvalt, juhendab vajadusel konservaatoreid ja praktikante, kogub ja analüüsib erialast informatsiooni ja koostab vajadusel säilitus- ja konserveerimisalaseid juhiseid. Ja konservaatori tase 8, see on see tipp. Siin on inimene kindlasti erialase ettevalmistusega, praktiliste kogemustega, tippspetsialist, töötab iseseisvalt ja omal vastutusel, koostab ja hindab ja juhib vajaduselt kõrge säilivusriskiga objekte ja kollektsioonide konserveerimisprojekte, kogub ja analüüsib erialast informatsiooni ning koostab ja hindab konserveerimis- ja restaureerimismetoodikaid. Ja konservaatori saab oma kutsetaset taotleda, saab seda tõsta, saab pikendada, nii et kui kellelgi on näiteks 7. tase, siis ta ei kaota seda, kui ta uuesti taotleb selle pikendamist. Ja
ja seda, nagu ma juba ütlesin, korraldab siis Kanut. Kutsekoja andmetel on käesoleval ajal Eestis üldse 6. taseme konservaatoreid 14 tükki, 7. taseme konservaatoreid 14 tükki ja 8. taseme konservaatoreid 1. Avaldan teile saladuse, see 8. taseme konservaator on Kanuti konservaator. Nii, ja Kanutis on kutsetase 11. või päris täpselt öelda siiski 13 konservaatoril. Nendest 6. tase on 3 konservaatoril, 7. tase 9 ja 8. nagu ma ütlesin, 1. Nüüd küsimus on selles, et kui me eelmiste numbrite juurde läheme, kui palju Eestis üldse on konservaatorite tasemega või konservaatoreid, kellel on kutsetase ja kui palju neid on Kanutis, siis me näeme, et valdav osa kutsetasemega konservaatoreid on Kanutis. Tekib küsimus, miks see nii on? Kas teised on siis nii kehva tasemega või ei, mina seda ei väida. Kindlasti on teised konservaatorid ka väga hea tasemega, aga küsimus on motivatsioonis. Mis motiveerib ühte konservaatorit taotlema endale kutset? Kanutis on asi selge. Üks motivaatorid kahtlemata on see, et konservaator, kellel on kutsetase, saab selle eest lisatasu. See ei pruugi olla ainuke motivaator, sellepärast et kindlasti, kui minna kuhugi Eestist välja, endale tööd otsima või ennast esitlema, siis on märkimisväärselt tähelepanuväärne, kui konservaator juhib tähelepanu, et tal on kas siis konservaatori 6., 7. või 8. kutsetase. See näitab ka rahvusvahelisel tasandil, et tegemist on hea spetsialistiga. Ja Kanut oma spetsialistide poolest on tunnustatud Eestis, ma arvan ka, et mitte ainult Eestis, vaid Baltikumis ja võib-olla ka rahvusvahelisel tasemel kui kompetentsikeskus. Selle kompetentsi annavad just need inimesed, kes Kanutis töötavad, need konservaatorid, need digiteerijad ja kompetentsikeskusena me siin, nagu siin nendes taset omavate inimeste või loetelus oli, mida nad kõike peavad oskama, siis tänu nendele oskustele viime me läbi koolitusi, töötubasid, koostame metoodilisi materjale, nõustame, anname konsultatsioone ja loomulikult Kanutis on praktikandid käivad Kanutis ja neid praktikante käib palju ja Kanut on üks soositumaid praktikakohti Eestis, kuhu pürivad need inimesed, kes on omandamas siis konserveerija, restaureerija ametit või eriala või õpivad sellel. Samuti käib Eestis stažööre, Kanutis käib stažööre, mitmetest Euroopa riikidest on käinud ja loodetavasti tuleb ka veel. Aga kus siis tulevad need konservaatorid? Üheks konservaatorite koolituskohaks on Eesti Kunstiakadeemia. Seal on kunstimälestiste konserveerimine, selline eriala. Pallase kõrgem kunstikool, konserveerimine ja restaureerimine. Siis on Tallinna ehituskool, kus saab omandada mööbli restaureerimise oskusi, Haapsalu kutsehariduskeskus, mööbli restaureerimist, Tallinna Kopli ametikool, puukäsitöö ja Kuressaare ametikool, kus on mööbli restaureerimine, keraamika, nahk, käsitöö. Kõikidest nendest nimetatud siin loetletud koolidest on meil praktikandid, stažöörid ja lisaks tudengid, kes teevad oma bakalaureuse töid või magistritöid, mida siis Kanuti inimesed juhendavad. Kus on geograafiliselt saanud ettevalmistuse need inimesed, kes Kanutis töötavad? Tallinnas, suurem osa on saanud Tallinnas ettevalmistuse ja Tartus on konservaatorid saanud ettevalmistuse sama Pallase kõrgem kunstikool, lisaks Venemaal. Peterburis tol ajal, kui need inimesed said seda konservaatori eriharidust, siis selle linn kandis veel Leningradi nime, nüüd on ta Peterburg ja on ka meil töötaja, kes on saanud oma konservaatori hariduse Venemaal Suustali linnas ja on meil ka konservaator, kes on saanud oma oskused Soomes sellise
nimega linnas, mille nimi on Kurika. Ja kui minu ettekande alguses olime kõik nagu maskidega seal, kui te mäletate seda esimest pilti, kes sa oled konservaator, siis siin me oleme nüüd kõik ilma maskideta ja ma loodan, et oma ettekande käigus ma andsin pildi, mitte küll täiusliku pildi, vaid osaliselt pildi inimestest, kes kannavad ametinimetust konservaator või digiteerija, kui palju neid on, kus nad on, mida nad teevad ja kuidas nad käituvad. Seega aplaus teile.